Tšau! Mul on pühapäeva hommik. Heegeldan salli. Tegelikult ei ole hommik. Tegelikult on lõuna. Kell on 12. Ja ma olen see nädalavahetus jälle pannud suurt rõhku puhkamisele. Ehk et magamisele. Eile küll läks natuke lappesse, et me olime suht kaua üleval. Peaaegu südaööni, mis on minu jaoks väga kaua. Aga üleeile ma läksin magama siis reede õhtul 9 ja magasin mingi 11 tundi. 11 tundi ja natuke peale. Ja täna ma magasin mingi 10 ja ma olen suht nagu tunnen hästi ennast. Et ma ei tea, see kaamera nurk nüüd kõige parem on siin põlve suurel. Suht suurelt nägite mu põlve ühe sõnaga. Aga jah, panen siin pesu pesema ja nõusid ja selle hommikusöögiga läks lihtsalt sellepärast, et Randol tuli räme pontsikute isu. Ja siis ta sõitis sinna linna ja tõi pontsikuid hommikusöögiks. Ja see oli väga mõnus. Et nüüd on see pühapäev nagu ta on. Et pesu, nõud, söögid, laste vannid, kõik siuksed asjad. Et ega siin midagi nagu väga põnevat toimumas ei ole selles mõttes, et lihtsalt mõtlesin, et tulen ja ütlen tere hommikust ja küsin, kuidas teil läheb ja väljas on päris külm. Ja mul on tegelikult on energia üleval. Järgmine nädal tuleb selline emotsionaalne või nagu ma ei oska öelda, selline kiire ja erinevaid asju ja et ma ei oskagi nagu seisukohta võtta, et täna ma ei kujuta ette, kui hästi ma magama jään, aga see on tavapärane, et ma niikuinii ei jää pühapäeva õhtuti normaalselt magama, et see vastu esmaspäeva ärevus nagu millegi pärast on kogu aeg, ükskõik kas tuleb lihtne nädal või raskem nädal, et igal juhul on see ärevus sees ja kuna minu teraapia on heegeldamine, siis ma mõtlesingi, et ma tulen ja lihtsalt heegeldan tunnike või paar, et vaatan, kuidas nagu tuju on ja tunne ja tahtmine, et võtan endale seda aega. Aga tulevikku vaadates tundub tulevik hele. Et ma just täna hommikul rääkisin, arutasin ühe inimesega ühe uue põneva projekti üle, mille tahaks käsile võtta. Ma tean, et see on tüütu nagu mingi projekt, ma ei saa sellest rääkida. Aga sellest ei ole nagu mitte midagi praegu rääkida. Aga selles mõttes ma loodan, et see saab olema tore ja see on seotud selle YouTube'i kanaliga, et selles mõttes ma arvan, et teil saab ka tore olema. Ma loodan, et eks kui siin natuke midagi selgemaks saab, siis ma kohe kindlasti jagan teiega ka. Aga üldiselt jah, ega mul tegelikult polegi midagi rääkida, tuli lihtsalt siuke tunne, et tahaks teile tere öelda. Ja siis üks teist kirjutas mulle need kivikesed, mis ma selle sama salli tuunimiseks tellisin sealt Sheinist, et ta oli ükskord tuuninud endale ühe, ma ei mäleta, mingi jaki või asja ära. Ja mul hakkas kohe niimoodi mõte tööle, et ma üritan välja mõelda, kõige
lihtsam oleks tuunida nendega üks teksajakk, mis mul on. Aga ma vaatan, et no, nendega on see hea asi, et sa tuunid ära ja kui sa ei taha enam, sa võtad nad ära, nad on nagu rinnamärgid, on ju. Et selles mõttes võiks proovida, ma üritan lihtsalt välja mõelda, et kas mul on nagu midagi muud veel, mida nendega tuunida niimoodi. Et igal juhul selle ka mingi hetk võtame ette ja teeme. Et jah, ei taha siin teie kallist aega rohkem raisata mitte millestki rääkimise peale, nii et näeme jälle siis, kui näeme. No tšau! Mul tuli ära nüüd see Notino pakk. Ja ma mõtlesin, et ma näitan ära need paar asja, mis ma tellisin. Ma rääkisin ka neist muidugi. Aga teine asi on see, et ma tahaks teha see aasta seda Project Banni. Et eesti keeles see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt, et ma panen rõhku sellele, et jälle ära kasutada need tooted, mis mul olemas on ja mitte nagu juurde osta siis neid samu asju enne, kui on eelmised ära kasutatud, nagu sama sarja asju, ehk et ma ei osta niisutuvat kreemi enne, kui mul on eelmine otsas ja nii edasi. Et nüüd mul on ka näitamata teile need asjad, mis ma olen ära kasutanud siin viimasel ajal. Väga hästi huvitavalt. Siin on hästi hea süsteem on nende asjade pakkimisel, nad on nagu kile sees, koerad läksid kotleti pärast kaklema. Aga ma vaatan, siin vist Notinost tundub, et ei panda mingeid testreid kaasa. Nii et ongi need asjad, mis ma tellisin. Ja esimene on siis see Catrice'i, need siit peegeldab telekas vastu, ma olen YouTube'i videosid tihti vaatan. Et hästi hea, ma olen üks neist ongi selles ära kasutatud toodete korvis mul ka teile näitamiseks. See on nüüd kolmas, mida ma olen kasutanud ja tegelikult see juba näitab, et päris, et tegemist on minu arust tõesti hea tootega, sellepärast, et ta on siuke kerge sädelusega pruunistaja. Taga on lihtsalt see probleem, vähemalt eelmise 2 puhul oli, et see karp läheb katki, ehk et see gaas tuleb küljest ära, nii et mul on kuskil poole pealt on ainult see alus nii-öelda alles. Aga see on jah, Catrice'i 010 Sunkist Bronze on selle nimi. Ja see on tõesti mul selline täielik siuke toode, et kui ma ei tea, mul peaks kõik kosmeetika kaduma minema ja ma peaks mingid asjad asemele ainult ostma, siis see oleks üks neist ja ta on tõesti soodne. Ja teine nendest asjadest on siis seesama mu lemmikrips pluss, mida ma ka selles mõttes eelistan üle kõikide teiste. Rääkimata sellest, et ta on väga soodne, see on see Rimmeli Extra 3D Lash, on ju. Ta on tõesti hea, no mulle sobib. See kummihari, ta nagu kammib ka ühtlasi. Ja ta on nagu iga ripsudušiga, et paar esimest korda ei ole ta nii hea võib-olla kui muidu. Et ma olen nüüd kasutanud ka neid, katsetanud seda tubing nii-öelda maskäärat, mis ei lähe nagu laiali, vaid tuleb selliste tükikestena ära, aga see mulle ei meeldinud, sellepärast, et need tükikesed mulle tundus hakkasid varem pudenema ja läksid mulle silma ja mida iganes. Ja siis kolmas on see Essence'i kulmuduš, ka super soodne, kaua jätkub, mul on üks on pruun ja teine on must, kasutan nüüd siin tellisin mustast, musta poodidest ei saa, pruuni ostsin Selverist, mustaga panen korda mööda, et täna mul ongi ainult pruuni, sest must polnud jõudnud veel, või mul oli jõudnud, aga ma tahtsin teiega koos karbi lahti teha, et ühesõnaga neid ma korda mööda panen ja see on väga hea. Kolmas asi oli siis, või neljas asi oli siis ainuke asi, mida ma ei plaaninud osta. Catrice'i lauvärvi palett selline, puhtalt sellepärast, et mul oli vaja kollast tooni ja praegu ma vaatan, et oi.
Ühesõnaga, praegu on siuke seis, et siis see on see, mis mu pildi järgi tundus, et on see kollane, aga tegelikult on nagu sädelusega kollane, aga no ajab asja ära. Ühesõnaga, mul on vaja selleks kooliürituseks, me teeme playbacki. Ja mul on tarvis seda, just oli kollast lauvärvi tarvis ja ma mõtlesin, mul terve see palett tuli nagu odavam osta, kui siis minna kuskilt osta eraldi kollane lauvärv. No ma tõesti loodan, et no ta on niuke. Ei, ma arvan, jaa, super. See sobib väga hästi. Ja no lisaks on siis igasuguseid muid asju siin, mida ma saan katsetada. Saan ka teada anda, et kuna Catrice'i puudertooted mulle üldiselt nagu meeldivad, siis ma arvan, et saamegi katsetada. Siin on üks täitsa kena põsepuna. Selline. Ja üks highlighter. Ja igasugused hästi sädelevad lauvärvid. Sinine ja oranž ja üks teine oranž ja roosa, et ühesõnaga, ja siin on paar niisugused neutraalset värvi ka, et tegelikult kenad näevad välja, et neid sädelevaid mul muidugi ei lähe väga vaja, aga põnev ja noh, üldiselt need neutraalsed toonid siin, ma arvan, on päris head. Ja kena peegliga kvaliteetne nagu sellest plekist karbis palett. Et ja, ma olen sellega väga rahul, eks ma siis katsetan ja räägin ja praegu mul on siuke asi, et ma tulin töölt ja ma pean võib-olla tagasi minema, mis on väga tobe selles, et ma ei tea, kas ma pean või ei pea. Et selle tõttu ma ei tea, kuidas mu päev minema hakkab, aga igal juhul ma siis vaatan nüüd, et kui ma mingi hetk lähen üles ja mul on üleval need nii-öelda Project Banni asjad, et siis ma näitan need ära, mis need on, mis ma siis ära kasutada kavatsen. Nii et jah, näeme. Teie jaoks kohe, minu jaoks ma ei tea siis, kas kohe varsti või hiljem, kui ma tööl uuesti ära käin. No nii, ma olen tagasi oma korvikesega, kus mul on Project Ban asjad. Ja vaatame siis, mis asjad ma endale panen kohustuseks ära kasutada, enne kui uusi hakata ostma. Selles mõttes, et lahe on katsetada asju, aga no muidugi sealt karbist aega tuleb mingeid uusi asju, aga ostma ma ei lähe, sest et noh, ma tean, et tuleb see hoog mingi hetk, ma tunnen, et mul see aasta on uuesti, eelmine aasta oli nagu rohkem savi, see aasta on rohkem nagu jälle seda tunnet, et tahaks nagu meigiga katsetada ja mingeid asju proovida, on ja. Ja sellepärast tulebki teha. Paneme stopp, katsetame ära, sest tegelikult ei ole vaja. Ei ole vaja ju tegelikult katsetada asju, on ja. Kui on olemas asjad, mis meeldivad, siis tuleb need ära kasutada kõigepealt. Ma räägin seda ise endale. Igaks juks ütleb, ma ei pea kellelegi teisel loengut. Teie võite teha oma rahaga, mis te tahate. Katsetada ja proovida, see on väga lahe, aga ma ise endale räägin seda juttu. Esiteks ongi kaks asja nii-öelda lõhnade kategooriast. Et see üks lõhn, mille ma sain ükskord, kui mul oli Rituals ja minu meelest advendikalender, siis ma sain sealt selle lõhna ja minu meelest ma sain väikse ja mõtlesin, et mulle see ei meeldi, sest siin on roos, on nimes sees. Aga tegelikult ei ole roosilõhnaga ja siis ma minu meelest ostsin suure pärast endale ja sellel on nii mõnus pump ja see on nii nagu hea lõhn, aga noh, sellest on nüüd paar aastat möödas ja lõhnad ju ka tegelikult ikkagi aeguvad, et nii palju on mul alles. Selle proovime ära kasutada ja eks vaatame siis, võib-olla teeme kokkuvõtte kuskil poole aasta pealt, vaatame, mis ma olen ära kasutanud ja siis või kuhu ma olen jõudnud ja siis vaatame, kas liigume teise poolaastasse ka nende samade toodetega või olen ma midagi ära kasutada jõudnud. Kõiki ma kindlasti ei jõua poole aastaga ära kasutada, aga siis mul on see lõhnasprei, mis ma ostsin ükskord mööda minnes minu meelest Ilust, mingi vanilje oma, suhkru, vaniljekomm
suhkru ja selle vahukommi siuke lõhn. Noh, ta oli väga soodne ja lõhnab ka nagu oleks väga soodne, aga ära ma ta kasutan ja siin on piustav 15 cm kauguselt kehale. Kas ma nüüd selle mõõdulindi saaks või midagi? 15 cm, umbes nii palju. Mõnus lõhn. Ta ei ole selline sügav, sest ta ongi, need soodsad ongi sellised üsna siuksed pealiskaudsed lõhnad. Vaata, kus spetsialist lõhnaseletaja selgitab praegu lahti asju. Aga igal juhul jah, et lõhnaspreisid ma ka juurde ei osta. Mul on muidugi mingeid väikseid veel, mis poiss mulle kinkis siin Sol de Janeiro omasid väikseid sünnipäevaks ja nii. Aga see on mul see Project Banni eesmärk, teised on täitsa uued. See ei ole ka väga vana, no teised on veel uuemad, nii et vanemad kasutame kõigepealt ära. See on siis 2 asja. Siis mul on paar seda, üks lõhn on veel, see on see tsitrus kajali, mille ma pime ostsin ükskord. Ma ei hakka seda praegu peale panema, seepärast, et muidu meil läheks liiale see asja. Algus mulle ei meeldinud, aga ma ühe törtsu panen, et kirjeldada. Algus mulle ei meeldinud, aga sest et kajali lõhna tuleb arvestada, et nemad on vaata sügavad. Neil on nagu see, et ei ole tsitrus nagu puhast tsitrus, vaid seal on sees mingit, siis kas mingit lille või mingit ämberit või pipart või midagi sellist, et mis annab sellise sügavuse lisaks selle tsitruse lõhnale. Lisaks sellele tsitruse lõhnale, et selle ma plaanin ka ära kasutada. Ma arvan, et see saab mul nagu siukseks käekoti lõhnaks, et mul on alati suurem pudel on kodus ja siis väiksem pudel on see, mida ma kannan kaasas. Nii, aga siis nüüd me jõuame nende meigikinniteni. Minule meigikinnitajad isiklikult kinnitid väga meeldivad, aga osad neist tegelikult nagu otseselt ei kinnita, et näiteks mul on siin ära kasutada vaja lõpp. On see Rimmeli oma, see meigi kinnitina tegelikult ei toimi üldse, ta toimib nagu sellena, et kui on väga palju siukest puudritooteid, siis ta nagu kuidagi tõmbab ühtlaseks ja nagu seob nad kokku ja sulatab niimoodi ühtlaseks, et selles mõttes selle ma kavatsen ära kasutada ja uuesti ei osta. Ja siis ma kavatsen ära kasutada on siis see Arteco oma ka, mille ma ostsin katsetamiseks ja tema ka ei ole niivõrd tegelikult siuke tugev kinniti, et ta ka rohkem on ikkagi selline ühtesulata selline, et neid soovitatakse ka meigi põhjana, et paned kõigepealt meigi alla, et siis natuke paremini seisab peale, aga mul läheb see alati meelest ära, nii et tegelikult ma tahan katsetada, et need 2 meigi kinnitit ma kavatsen ära kasutada. Siis, mis ma sain advendikalendrist, on pähejäätav juuksemask. Ma ei ole seda veel praegu lahti teinudki, aga kes on vaadanud mind, see teab, et igasugused asjad, mida ei pea välja pesema, pähe jäätavad nagu juuksetooted, hooldustooted mulle väga meeldivad. Ja see on siis 50 millilitrit pumbaga. Ja põhimõtteliselt mu ideaalne toode. Iga 4-6 pesu tagant. Mis tähendab tegelikult, et minule jätkub seda kauaks, kuigi 50 millilitrit. Pikkade juuste peale ei ole nagu väga palju. Üks pumbatäis või vajadusel rohkem juurde, ehk mul ma arvan ühest pumbast piisab. Nii et ma arvan, et mul jätkub seda päris tükiks ajaks, aga ma tahan seda nagu regulaarselt hakata kasutama. Selline juuksehooldustoode. Siis vaatame, mis juuksehooldusest rohkem mul minu meelest ei olegi. Ainult, et mul on 2, kui pesuvahenditest veel rääkida, on 2 sellist dušikeeli. Ja need ma kasutan ära ja nendega on see asi, et üldiselt neid väikseid ma olen kogu aeg hoidnud nagu umbes, et reisi suurus ja reisile või nii, siis ma olen aru saanud, et sellel ei ole erist pointi, sest ma ei käi reisidel eriti. Et ma ei ole mõtet hoida, kuigi nüüd praegu ma hakkan mõtlema, et sellel aastal
rääkis sellest, et ma ei reisi eriti, on täiesti hull, mul tuleb vist 3 reisi. Viini, Hispaaniasse ja Türki aasta jooksul nagu. Et võib-olla ma vaatan, kuidas minema hakkab, et lihtsalt see, et hotellides on ka ju tavaliselt nagu dušikeelid olemas, aga ühesõnaga, jälle aasta jooksul igal juhul ma kasutatud saan, kuigi esimese poole aasta jooksul mul ei tohiks ühtegi reisi tulla, kui me just ei loe reisiks seda tüdrukutega metsas üritust, mida me teeme, et see tuleb nüüd veebruaris. Aga seal tavaliselt ma ei ole võtnud kaasa. Aga ühesõnaga, nii on. Siis nüüd liigume niisutavate toodete juurde. Mis sina oled? Asi on veel üks juuksepalsam. See ei ole pähe jäätav ja ma proovin selle ära kasutada selles mõttes, et see kindlasti teeb head juustele. Ma lihtsalt nagu pean ennast sundima, et juuksepalsamit kasutada, sest ma ei viitsi seal istuda ja oodata, kuni ta peas on ja nii edasi ja tagasi. Nii. Aga nüüd niisutavate toodete juurde siis, või niisuguste näohooldustoodete juurde on see, et ma sain selle tooniku Elemise oma pritsiga. Väga mõnus. Kavatsen ära kasutada, sest mul näotoonikud on otsas. See ei ole küll mul mingi siuke samm, et ilma milleta ma elada ei saa, aga kui mul on, siis ma ikkagi kasutan, et ega ta nagu ei ole mulle halba teinud. Ja siis mul on siin niisutavad kreemid, ma sain selle aasta minu meelest advendikalendrist, selle ma minu meelest sain eelmise aasta omast, ka jälle see reisi suurus on ja, et vaatame, võib-olla ma kasutan selle siis ära väiksema enne ja siis mul on tegelikult üks pooleli veel ja siis ma tahan võtta kasutusele. See on hästi mõnus, see on Summer Fridays selline niisutav nagu mist, sprei, et tegelikult see on väga hea just kui on lennud ja asjad, et võib-olla ma peaksin ikka mingi reisikoti endal kokku panema, sest et kasutatud nad saavad, aga need on, kuna nad on sihtotstarbelised, siis ma arvan, et see oleks päris hea mõte neid kasutada sihtotstarbeliselt. Ja siis ma sain ka veel ühe sellise niisutava kreemi advendikalendrist, mis ma ei ole lahti teinud, aga see on pumbaga ja nagu me teame või ei tea, selles mõttes mina tean, aga osad teist teavad, osad teist ei tea, võib-olla. Aga see ühesõnaga niisutav kreem, seda mul läheb ja selle kasutan kindlasti ära, et kui mul teine saab otsa, siis võtan kasutusele ja nagu võtan prioriteediks, et see ära kasutada. Siis mul on 2 kätekreemi, selle ostsin jõulude ajal. Selle sain eelmine aasta minu meelest kalendris, see on ülilahe kätekreem, sest ta on pumbaga. Ta on kallis ka. Aga kuidagi temaga ongi olnud see, et ma ei ole raatsinud kasutada teda lihtsalt hoiad paremateks päevadeks, fancymateks asjadeks, fancymaid kätekreeme või nagu kõiki asju. Ja ühesõnaga ma otsustasin, et ei, et on ju ka lahti ja lõhnab hästi, aga ühesõnaga, et tuleb ära kasutada. Ja see mulle tegelikult nagu väga ei meeldi, ta on natukene selline, ta ei ole nii paks või siuke, ta ei ole nii niisutav, et see nüüd praegu sobib mul ideaalselt praegu kasutamiseks, sest et väga nagu suurt külma lubab järgmise nädala jooksul. Nii et ma arvan, et selline rohkem niisutav kreem on hästi hea ja siis kui see otsa saab, siis võtan selle, nii et need 2 ma ka kavatsen ära kasutada. Siis huulte peale ma võtsin endale ülesandeks, et tuleb ära kasutada, on see, mis ma sain ka advendikalendrist. Selline mingi kallis firma, selline huuleravi, ütleme, aga ta on nagu plumping ka, et ta on nagu huuli suurendava toimega natuke, millest ma nagu suurendavast toimest pole kunagi ühegi toote puhul väga aru saanud, aga selle järgi aru, et ta kipitab natuke. Aga temaga oli see, et tal oli kork peal. Et kuna ta on natuke nii-öelda suurendav, siis see on ju, mida ma ei tea, võib-olla siis teised näevad, mina ei näe, aga ühesõnaga hea läks kaasas kanda, et päeval nagu peale panna, aga siin oli kork peal ja see kadus ära.
sellepärast, et ta ei olnud nagu kinni magnetiga ega ei jäänud, nagu ta lihtsalt logises siin otsas ja nii nende korkidega üldiselt mul läheb. Ja siis nüüd ongi see, et ta on siuke lahe, nagu lükkad siit alt ja siis siit üle alt tuleb välja, et ma kasutan teda üldiselt siis hommikuti kodus või õhtuti, et ma tunnen küll, et ta on hea. Et selles mõttes ta tõesti töötab. 4 milliliitrit on huule selle kohta jumala okei ka, et mulle tundub, et mul on ikkagi huuled, kuna ma seda olen põhiliselt kasutanud nüüd, see aeg siin advendikalendrist kuni praeguseni, siis mulle tundub jah, et see on see, mis on aidanud mul nagu paremaks teha huuled või et nad ei lähe niimoodi katki. Siis on üks silmakeel, mille ma sain ka eelmise aasta advendikalendrist, et kuna nendel on tegelikult ju ikkagi see avamisest mingisugune aeg, see on tegelikult läbi, aga kuna ta on pumbaga ja nagu kinni ja ma ei ole, selles mõttes ma olen riskinud ta ära kasutanud, et see on mul, kus maal, siia maale, poole peal, nii et võtan endal nagu asjaks, et korralikult seda silmakreemi ka panna, sest ega see halba ei saa teha, on ju. Kui ta just halvaks järelikult, mida ta ei ole, ma arvan. Siis mul on üks lõhn siin veel. Leidsin ka, võtsin ära, et kasutada Versace, siuke väike travel size ja seda ma mõtlesin ka tegelikult käekoti lõhnaks, aga võibki 2 tükki olla, et nendega siis vaatame, kuidas minema hakkab, need väiksed ära kasutada. Siis on veel naha peale panemise mõttes natuke on siis ka advendikalendrist sain Viiv, see on ühe YouTuberi selline ilutoodete ettevõte ja seda toodet hästi soovitatakse, ta on põhimõtteliselt selline nagu primer, annab siukest kuma ja ta on nagu nahale ka hea, et enne meiki tegemist, siis teda on praegu, ma alles tegin ta lahti, teda on nii palju. Et ei tohiks eriline probleem olla ära kasutada, lihtsalt jälle sama, et ma ei ole eriline primerite kasutaja, meigi aluskreemide kasutaja, et aga nüüd ma võtan ette ja proovin ta siis ära kasutada, et äkki siis tõesti on ilusam ja ma tean, et seda toodet nagu väga kiidetakse, et selles mõttes hea, jälle saab katsetada. Nii, siis on põhimõtteliselt mu uus lemmik jumestuskreem ja see korrektoreine kreem, et ma ei kavatse katsetada midagi muud, mulle väga need meeldivad ja kahjuks on see, et need on kõige heledamad toonid, mida siin müüakse. Ehk et ma ei tea, kui mul nüüd siin läheb täitsa sinakaks juba see vastu kevadet ära nahk, siis ma ei tea, kuidas ma hakkama saan, lihtsalt rohkem concealerit ja vähem seda jumekat, aga ühesõnaga kavatsen ära kasutada ja praeguse seisuga kavatsen ka uued osta täpselt samad, sest neil on väga hea hinna ja kvaliteedi suveporšoori omad, ideaalkosmeetikast saab neid. Nii, siis mul on siin hulk pliiatseid ja duši asju. See, kus juures ma sain eelmine aasta advendikalendrist ja ma olen seda aasta jooksul kasutanud jumala palju ja ta tundus alguses, ma arvasin, et ta on tühi, aga tegelikult ta on hästi helepruun ja hästi siukse loomuliku ja mõnusa laineri joone jätab, aga kuna ta on nüüd juba üle aasta olnud lahti, siis ma tahaks võtta ja ära kasutada ja samamoodi mul on 2 siukest tugevamat lainerit, mis on mul lemmikud, on NYXi see Epic Ink Liner, üks on pruun, teine on must. Et ka tahan ära katsetada ja üldiselt ma olen suhteliselt rahul nendega ja mul tegelikult on üks pruun isegi varudes minu meelest, seepärast et mulle see nii meeldis ja pruuni ma üldiselt kasutan nagu rohkem kui musta. Siis ma sain Douglase mingist ilukarbist selle kulmu pildikas, mis ma ei hakka ta ostma, ma ütlen, et ta mulle ei meeldiks, aga ma lihtsalt tunnen, et mul ei ole vajadust ta järgi ja aga et kui ta juba on, võiks ta ära kasutada, kusjuures Berit käis just need püsikulmud endal teha ja ma olen ka mõelnud kogu aeg, et see oleks ka päris hea variant, et nagu üks mure nii palju vähem, kõik need kulmutooted võiksid olemata olla, kui kulmud oleks püsimeigiga tehtud. Siis seesama, mis ma Tiinast sain, see kulmuduš, üks must ja teine pruun, aga mõlemad muidugi ma mõtlesin, ma ei tea, kas teine on siin,
et neid ma koos kasutan, kavatsen ära kasutada ja kulmudušidega on seda aega, et mul tuleb kogu peale, et tahaks mingit uut või põnevat, on ju. See on Essence oma, 3 eurot, noh. Mõttega ma hakkan mingit 28 eurost katsetama, kui need on jumala normaalsed ja jumala kauaks jätkub ja jumala head, et ma tegelikult ei näe mingit pointi, et ei tuleks toogu, siis ma on siin Project Banis ka, et ära kasutatud saaks. Siis on see kulmupliiats samamoodi, et kui mul on see dušš, tegelikult mul ei ole selle pliiatsi järgi otseselt vajadust, aga seda on mul päris palju alles. Aga proovin ka siis võtta ja ära kasutada, et noh, pole nagu mõtet. Ja ma ei tea, noh, eks need selle Project Baniga ja mingi hetk on nii see, et võib-olla ma mingi hetk annan jälle mingeid asju ära, mis ma tunnen, et mul ikkagi tõesti ei meeldi, sest Project Banis mul on siuksed asjad, et mul nagu üldiselt nagu meeldivad, on ju, et ma tahan nad ikkagi ära kasutada. Ja mul lemmikripsundus uus. Just tegin lahti, pole veel kasutanud. Aga ta on siis sellise, see on see, mis ma rääkisin just, et see hari nagu hästi meeldib, kammib ja kummiharjased ja natuke peab võib-olla ettevaatlik olema esimest korda, et ei torka enda silma. Ja siis on dekoratiivkosmeetikast veel ongi jäänud see, mis ka just näitasin, see Catrice'i Glow Puuder, millel see gaas on kadunud, siin on hästi natuke veel sees. Et selle ma kavatsen viimase siit välja kraapida, sest see on lihtsalt nii hea toode. Siit ma arvan, et ma 1-2 korda saan kindlasti, kuigi noh, ma ei tea, kas saate aru, siin on äärtes ainult see enne. Siis ma kavatsen ära kasutada selle roosa tolmpuudri, mis ma sain mingist karbist. Mitu korda oleme saanud, et ta on siuke, et ma uuesti ta ostma ei hakkaks, ta on ka hästi soodne. Ja ta ei ole nagu midagi viga, aga mul on teine meeldib rohkem, aga selle tõttu nagu lihtsalt kuna ta on, et kasutan ära. Ja siis on 3 põsepuna. Üks on see Hourglassi oma, seda on reaalselt, noh, te näete siin nurkades ainult. Ja see on see, mida ma hullult tahaks uut, aga ei raatsi ilmselt. Nii et sellest ma võtan ka viimast ja kui kunagi tuleb varianti, siis tahan uuesti, tegelikult ma tahaks seda 3, on ju, kus on päikesepuuder, põsepuna ja siis tavaline puuder. Et see on see asi, mida ma tahaks. Ja siis on 2 põsepuna, mida ma ei tea nüüd, kas ma ära isegi aasta jooksul jõuan kasutada, sest uuringud näitavad keskmiselt 9 kuuga kasutab inimene ära 1 põsepuna, aga noh, ma eeldan, et see on siis, kui seda pidevalt nagu kasutad ja mina tegelikult ju igapäevaselt põsepuna ei kasuta. Aga see mulle hullult meeldib, et siin on see 2 toonis põsepuna, mida ma segan kokku ja siin ääres on highlighter, mida ma kasutangi highlighterina eraldi, et siit ma saan seda täiesti ilusti nagu võtta niimoodi äärest ja ongi siis, et nina peale ja kulmu alla ja sükestesse kohtadesse ma seda panen ja ma arvan, et ta mulle tõesti meeldib, et selle kasutamisega läheb ilus, praegult ongi täitsa uus alles, on ju, et kusjuures ma olen teda 2-3 korda vist kasutanud, pole isegi näha, et oleks kasutanud. Ja siis üks, mille ma sain ka sealt advendikalendrist jälle, mida ma olen tahtnud proovida, sest väga soovitatakse ja selle puhul on veel see, et ta on küll nagu seerum põsepuna. Minul on see toon arbuusi. Watermelon Glow, aga temaga on see hea asi, et ma unustan vedelat põsepuna alati panna, kui ma meiki teen, aga kui sul on nad vedelad, siis üldiselt nad ei sobi nagu puudritoodete peale, on ju. Aga seda saab panna puudritoote peale, nii et ta ei aja laiali seda ja et ta ei riku alusmeiki ära ja ta jääb sinna peale jumala normaalne. Et selles mõttes ma tahaks seda kasutada, sest ma olen tahtnud seda katsetada ja kui ta mul juba on, siis ma katsetan. Mul tuleb üks kõne vahele korra. Nii, kõne tuli vahele. Ühesõnaga, ta jääb üsna siuke loomulik, praegu mul on ainult natuke ripsnudušš ja kulmudušš, et mul mingit meigi põhja midagi ei ole. Aga ma nagu tahaks ta ka mängida ja kasutada teda ära, et selles mõttes ma panen ta jah siia sisse, nii et tegelikult ongi nüüd 34 toodet. Nii et need 34 toodet
vaatame, kuidas läheb. Ma olen ainult mõelnud seda asja, et kuidas mul meelde jääb, mis need 34 toodet on, sellepärast, et osad ju lähevad käekotti, osad lähevad, osad ma kasutan igapäevaselt, osad lähevad vannituppa, nii et ma ei tea, ma lihtsalt tegelikult ei tea, ma pean umbes mingi nimekirja tegema vist, kuidas, et mis asjad need olid, mida ma konkreetselt pidin ära kasutama, sest et muidu läheb lihtsalt see meeles pidamine keeruliseks ja see teie kursis hoidmine. Aga jah, ühesõnaga, selline lugu on ja andke teada, kui keegi veel seda Project Bani teeb, oleks päris huvitav teada, mitu toodet ja mis aja jooksul ja mis põhjusel te valisite need tooted või nagu mis kategooriatest, et selles mõttes ma teen esimest korda seda niimoodi teadlikult, et kes on teinud või teeb ka koos minuga, siis võiks teada anda, siis oleks tore meil niimoodi muljeid ja kogemusi jagada. Võt. Aga praegu on jah see, et ma nüüd siis lõpetan, ma ei ole siiamaani teada saanud, kas ma pean minema tööle tagasi või ei pea ja tegelikult kui ma pean minema, siis see on umbes 2 tunni pärast. Nii et ma mõtlen nüüd midagi kasulikku veel välja, mida siin elus teha selle ajaga. Jube külm on. Maja on külm ja õues on külm ja täitsa siuke. Tegelikult ma peaks minema sööma midagi, kell on 11. Ma ei ole jõudnud süüa. Võt. Aga jah, selline video seekord. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau!